tere! Tahan jagada oma wellness-lugude jätkuks mõned virgutusvõimlemisharjutused. Ega siin midagi keerulist ei ole, ainult neid tuleb teha, muud midagi. Kuna me palju istume, oleme arvuti taga, siis õlavööde on hästi probleemne, minul ka. Sellepärast ma kutsungi kaasa võimlema. Ja algamegi kõige tavalistemate õlaringidega, niiviisi teed õlaringe. Ja siin ei ole vahet, kas sa istud või seisad, lihtsalt teed õlaringe ühtepidi ja teistpidi. Ja siis tõmbad pea õlgade vahele ja lased vabaks. Pingutad ja lased vabaks. Ja lased vabaks. Niiviisi on hea elavdada just nimelt seda abaluude vahelist nala, milleni me ise nagu väga hästi ei pääse. No, on väga hea, kui sa pääsed ja saad teha selliseid harjutusi, panna käed selja taha, natuke lasta venida lihtsalt või siis püüda käsi kokku saada sõrmi selja tagant ühtepidi ja teistpidi. Kui see sulle ei õnnestu, siis võta mingisugune sokk või sall endale abiliseks ja peaasi, et sa saad nagu venitada oma käsi, õlgu, lihaseid. Ja järgmine harjutus, paned käed tugevalt vastu külgi kuni küünarnukini ja siis lihtsalt teed sellised ka liigutused külgedele. Ja ära unusta hingamist. Ikka sisse ja välja. Ja kaela saab veel kas käeabiga või lihtsalt ilma käeta natukene ajad küljele. Ja siin sa võid võtta vabalt silmad kaapi, et vaatad siis niimoodi silmadega diagonaalis alla nurka või siis üles. Ja rahulikult teisele poole. Jälle ka silmad vaatavad diagonaalis alla või üles. Silmad väsivad meil ka päris ära. Ja karpaalkanali harjutused siis niiviisi painutad. Siin ei nõksuta, ei tee mingisuguseid lisaliigutusi, lased lihtsalt käel venida. Ja vastupidi siis allapoole ka. Ja teise käega. Oleks mõnus venimine. Ja kellel õnnestub siis teha ka selliseid trikke. Vahetada kätt ja teha randme ja kõik need käelihased siit saavad venida ja mõnusalt vahepeal liiguta näppe ka. Ja et need harjutused tuleksid meelde, et mul jälle läks meelest ära ja ma jälle ei ole täna ei olegi harjutusi teinud, et siis tuleb natukene ajugümnastikat ka teha ja ma annan sulle ühe toreda harjutuse. Kui sa tavaliselt paned käed niimoodi rinna peale tähtsalt risti sedapidi, siis proovi panna teinekord teistpidi ehk vahetad käed ära. Seda ma soovitan küll järgi proovida, mis tunne on ühtepidi ja mis tunne on teistpidi. Head proovimist sulle ja
ära siis unusta vahepeal tegemast virgutusvõimlemisi. Tšau!